Või näiteks tihtipeale küsitakse, aga laps lööb, mida teha? Esimene asi kindlasti jää rahulikuks ja loomulikult on see, et me ütleme alati, löömine ei ole lubatud. Ei löö, lõpetame selle tegevuse, eks ju. Ja siis nüüd oleneb sellest lapsest ja lapse vanusest ja tema arengutasemest, et kas me lõpetamegi, tõstame ta teise kohta, läheme ära või siis ütleme, sina oled mulle väga kallis ja armas, löömine ei ole lubatud. Ja siis nüüd jälle oleneb sellest olukorrast ja kõigest sellest, et see tundub selline, et no kuidas see laps suudab, me ei suuda ennastki ju pidurdada, aga et me õpetame ikkagi seda, et ütle, et mulle ei meeldi, ma ei taha, on ju, aga, või et ma olen vihane, jah, ma olen kurb. Aga muidugi ta alguses ei saa ja see löömine on nüüd väga seotud ka sellega, et selle kontekstiga, selle lapse vanusega. Te ju kõik teate, et umbes sellised 2-aastased siia-sinna, nad ju hammustavad, olete näinud. Ja see ei ole midagi sellist, et nagu lapse vanemad mu poole pöörduvad, ütlevad, nüüd ongi hammustaja, eluaeg hammustab, jah. Ja mis nüüd saab ja vangi läheb ja kindlasti hammustabki elu lõpuni. Me peame teadma lapse arengus seda, et kui kõne ei ole piisavalt arenenud, kui me ei suuda ennast väljendada piisavalt kiiresti, siis me tegelikult väljendame ennast läbi sellise füüsilise poole. Et ühest küljest jah, et läheb justkui üle ise, aga tegelikult lapsed ei oskagi, kui nad siia maailma sünnivad, sotsiaalseid oskuseid, neil puuduvad need.